Nii, tere veel kord. Täna esineb meil Helen Peetsman Maaülikooli mahekeskusest ja räägib haridusasutuste toitlustusest. Eelkõige Võru maakonna näitel. Tegelikult algselt oli plaanis, et ka juba Tartu maakonnas on see uuring jõudnud edasi kaugemale, aga, aga ehk siis sellest saab hiljem millalgi kas sügisel või järgmine aasta siis põhjalikumalt rääkida. Et ma annan sõna Helenile. Aitäh kutsumast ja hakkame siis pihta, et ma jagan oma ekraani ja vabandan juba natuke ette, et mul on hääl täna käre, et ma olen hästi palju lastega tegelenud, ja mu hääl on natukene sinna õue jäänud. Nii, aga püüame siis täna kenasti hakkama saada. Ja mina siis räägingi teile sellest, et kuidas siis Võru maakonnas on haridusasutuste toitlustus korraldatud, et mul oli hea võimalus viia seal läbi üks põhjalik uuring eelmisel ja üle-eelmisel aastal. Ja siis selle uuringu näitel me oleme siis natuke ka Tartumaa poole juba vaatamas. Aga enne, kui me hakkame rääkima sellest, kuidas on Võru maakonnas toitlustus korraldatud ja me oleme keskendunud just ka eelkõige mahetoidu kasutusele, siis et me saaksime aru, millises keskkonnas me toimetame ja millest me räägime, siis lihtsalt meeldetuletuseks, et kui me räägime mahetoidust, et eesti keeles meil on mahe ehk ökotoit, mahe ehk ökoloogiline põllumajandus. Ja see tootmine on siis kontrollitud kogu tarneahela ulatuses, et nii mahe tootmine, töötlemine kui ka siis juba ka pakendamine ja turustamine, et seal on siis nõuded, mida ettevõtjad peavad jälgima ja need on siis kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides samad, et kehtib ühine Euroopa Liidu mahemäärus, mille järgi siis ettevõtted toimetavad. Et me ei saa automaatselt panna võrdusmärki mahetoidu ja kohaliku ja talutoidu vahele, et mahetoit siis on toodetud vastavalt mahenõuetele ja see on siis kvaliteedi programmsüsteem, millesse siis ettevõtja vabatahtlikult läheb ja neid nõudeid täidab. Ja ma loodan, et kõik kuulajad ja vaatajad teavad, kuidas me tunneme ära mahetoitu, et Euroopa Liidus on siis ühtne Euroopa Liidu mahelogo kõikidel mahetoodetel ja mille kasutamine on siis kohustuslik, et see on kõikidel mahetoodetel peal. Kui me räägime Eesti toidust, siis Eestis toodetud mahetoidu tunneme ära Eesti vabatahtliku märgise järgi, et need kaks märgist siis aitavad meil mahetoitu üles leida. Ja kui me räägime nüüd toitlustusest, siis kui ma ütlesin enne, et mahetootmise nõuded on kehtestatud üle Euroopa Liidu ühtsed, siis mahetoitlustamine, et kui me kasutame toitlustuses mahetoitu, siis sellele viitamine on reguleeritud igas riigis, iga riigi enda poolt, et seda Euroopa Liit ette ei ütle, et iga riik otsustab, kuidas siis toitlustuses mahetoitu saab kasutada ja sellele siis viidata. Et Eestis juba pikka aega on see võimalus olnud, et alguses oli see veidi päris keerukas, aga et siis alates 2017. aastast on olemas siis toitlustuse ökomärk, mille kasutamine on siis tunduvalt lihtsam. Ja kui me soovime tõesti viidata, et kas siis koolis, lasteaias, kohvikus, et me kasutame mahetoitu, siis seda saab teha ainult juhul, kui on teavitatud Põllumajandus- ja Toiduametit, et ilma selle teavituseta seda teha ei tohi. Ja hetkel on olemas avalik andmebaas Põllumajandus- ja Toiduameti lehel, kus on siis kirjas, et kui palju on neid toitlustuskohti Eestis, kes kasutavad mahetoorainet ja neid on, vaatasin täna üle, 137 ja neist siis üle 120 kasutavad juba toitlustamise ökomärki ja enamus nendest on siis haridusasutused, koolid ja lasteaiad, kes siis mahetoitu kasutavad, et selliseid kohvikuid ja restorane on circa 20 ringis üle Eesti. Ja kuidas siis mahetoidu pakkumisega alustada, et seda saabki teha erineval moel, et soovitame alustada samm-sammult alati, et mitte kohe
võtta väga ambitsioonikaid eesmärke, et me peame teadma ka, kust me toorainet saame ja kindlasti me soovime ju kasutada eelkõige kohalikku mahetoorainet, et siis on võimalus vahetada välja mõned koostisosad või siis mõned toidud teha ainult mahetoorainest. Aga kui meil on seda valikut juba ka rohkem, et siis kindlasti soovitame minna toitlustuse ökomärgi teed. Ja mahetoitlustuse ökomärgil ongi siis 3 astet, et kui suur osakaal siis eelmisel kuul sisse ostetud või siis toodud toidu kogusest oli siis mahetooraine. Need on siis 20–50%, 50–80% ja 80–100%. Et siin saab siis iga asutus ise otsustada, et kas ta peab seda arvestust siis koguse põhjal või siis maksumuse põhjal. Ja arvestust peab pidama koha peal, et selles mõttes, et igakuist nagu sellist aruandluse kohustust ei ole, et see süsteem on tõesti tehtud võimalikult lihtsaks, et asutusi küll kontrollitakse, aga see ei ole nii, et sa pead iga kuu kuhugi aru andma, et sa pead ise oma asutuses koha peal, siis peab sul olema see arvestus olemas. Ja tuleme siis Võru maakonna juurde, et nemad on siin hästi tublilt juba aastaid toimetanud ja tõesti, et juba pooltel võib öelda, et isegi üle poole haridusasutustest siis Võru maakonnas on olemas juba mahetoitlustuse ökomärk, et 20–50% toorainest on mahe. Et ma ei hakka ette lugema neid asutusi, kes siin on toodud, aga võib öelda, et siis Antsla vallast on siin esimesed 3, Rõuge vallast on kasutajad olemas, kõik Setomaa vallaasutused ja ka Võru linn ja Võru vald, et üle siis Võru maakonna igal pool mahetoitu juba kasutatakse ja tegevusi toimub hästi palju selleks, et kasutajaid tuleks ka juurde. Aga selleks, et kasutajaid tuleks juurde ja et saaks üldse teada, mis see hetke siis on ja kuidas nii kaugele on jõutud, et siis ma tutvustaksingi seda, et mida siis Võrumaal tehtud on, et haridusasutused siis mahetoitu kasutavad. Et kõik sai alguse siis aastal 2019, kui olid siis loometalgud Vunki Mano ja seal siis võitis peapreemia siis selline projekt või algatus siis Mahe ja Muhe, mis hakkaski siis mõtlema ja tegutsema selle nimel, et mahetoit jõuaks haridusasutustesse. Et seal tulid juurde erinevad projektid liiderprogrammi toel, et tegeleti nii haridusasutustega kui tootjatega, vaadati retsepte üle ja siis oli võimalus minna ka õppereisile. Ja pärast seda õppereisi siis ka omavalitsuse juhid, et mindi siis Taani ja Rootsi, vaatame, kuidas nemad toimetavad ja siis saadi nii palju hindu juurde, et siis 2020. aastal siis sõlmiti hea tahte koostöölepe, et kõik 5 Võru maakonna omavalitsust, Setomaa liit ja Võrumaa arenduskeskus leppisid siis kokku, et 2024. aastaks pakutakse siis kõikides haridusasutustes vähemalt 20% mahetoitu. Ehk siis 2020. aasta sügisel seati eesmärk, üht-teist oli teada, aga oli arusaam, et on vaja ka kogu üldist pilti kogu maakonna kohta, et seni põhitegevused olid olnud siis Setomaal ja ka siis Rõuge põhikoolis, et seal oli ka väga tugev algatusgrupp. Ja siis Võrumaa arenduskeskus telliski siis uuringu, et selgitada välja, kuidas on siis haridusasutuste toitlustus korraldatud ühelt poolt ja teiselt poolt ka, et milline on siis see kohaliku tooraine pakkumine ja et siis valmiks ka tegevuskava, kuidas selle eesmärgini jõuda. Ja nüüd ma siis natukene tutvustangi seda, et mida siis mahekeskus siis Võrumaa arenduskeskuse tellimusel välja selgitas, et mida huvitavat me siis teada saime, et uuringul oli siis 3 osa ja et me saaks aru, kui suurest maakonnast me räägime, et siis kokku üle 1500 lapse oli siis tol hetkel 5248 last Võru maakonnas, et on 16 kooli, 7 kooli, mille juures on ka lasteaed
14 lasteaeda ja siis ka üks kutsehariduskeskus. Ja kui me lähemegi nüüd kohe koolide ja lasteaedade juurde, et selgitasimegi siis välja, kuidas on toitlustus üldse korraldatud, et on erinevad võimalused ju, ja selguski, et kõik lasteaiad Võru maakonnas on siis oma köögiga, et nad toitlustavad oma lapsi ise. Oma toitlustusega ehk oma köögiga olid siis ka veel vastavalt 8 kooli ja 7 kooli lasteaeda, aga siis näiteks Võru linna koolides oli toitlustaja hange ja tooraine hange on siis Võru valla koolides, et on siis 3 nagu erinevat lähenemist, kuidas toitlustus on korraldatud ja selles mõttes vastavalt sellele kujunevad ka tegevused, mida siis on vaja teha, et millised on kitsaskohad, millised on plussid, miinused, võimalused, et need 3 erinevat võimalust siis määravad nii-öelda piirid või kus me siis toimetame. Samuti kaardistasime siis ära, et kes seda toorainet tellib, et kuidas siis on töö haridusasutustes korraldatud, et see sõltub ju igal juhul personali suurusest, aga enamasti siis toorainet tellib kokk ja mõningatel juhtudel ka siis majandusjuhataja või siis ka ühel juhul vist oli ka siis direktor, et kelle vastutusel see hetkel oli. Samuti, kui me mõtleme tooraine tellimise peale, tooraine hoiustamise peale, et kus me toorainet saame, siis oluline on ka teada, kui pikaks perioodiks menüüd ette planeeritakse. Et suurem osa lasteaedu ja koole, et siis enam oli 2 nädala menüüd paika pannud, aga näiteks 7 asutuse puhul siis olid menüüd tehtud ka kuuks ajaks ja isegi kuni 8 kuuks siis olid ka 5 asutusel menüüd, et siin on ka nagu erinevad lähenemised. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, et me tellime toorainet, kuidas me teame, mida meil on vaja tellida, kui palju, et millised siis, kuidas arvestust peetakse. Ja kui me tuleme tagasi ka mahetooraine kasutuse juurde, et me peame ju pidama ka arvestust, et kui suur see mahetooraine osakaal on, et kuidas seda oleks siis võimalik teha. Et 20 asutusel uuringu läbiviimise hetkel oli siis kasutusel ANC Consult programm ja siis mõned asutused kasutasid Excelit, et neil olid oma nii-öelda vormid tehtud, kuidas nad arvestust peavad ja siis olid veel ka muud programmid kasutusel. Tänaseks päevaks mulle teadaolevalt on ANC programm veel rohkemates asutustes kasutusel, sest ANC programm on teinud väga hea arenduse just mahetooraine kasutuse osas, et need asutused, kes siis mahetoorainet ostavad, et nad teevad eraldi grupi mahetooraine ja see programm ise arvestab kokku nii rahalises kui ka kogu sellises arvestuses, et kui suur hetkel see mahetooraine osakaal jooksval kuul on. Nii. Ja mida me siis veel kaardistasime, teada saime, et kindlasti, et kes on siis need seni olnud peamised toiduainete tarnijad, kellelt siis toorainet ostetakse. Et Võrumaal on siis üks hulgifirma AMF hulgi, kes on siis põhiline hulgiladu, kes siis viib kaupa kohale, et on ka mõningaid teisi hulgiladusid, aga tema on see kõige peamine. Ja siis ka kohalikud tootjad, kellelt siis ostati näiteks köögivilju. Samuti kaardistasime ära, et kes on juba ostnud mahetoorainet, et kes on nende peamised tootjad ja ongi, et AMF hulgi samamoodi siis pakub ka mahetootete valikut ja just siin erinevate tegevuste raames, et kuna mahetoodete tellimine on kasvanud, siis ka tema on seda mahetoodete sortimenti järjest suurendanud, et väga suur osa tuleb AMF hulgi kaudu, et tulevad ka kaugemalt, et väljastpoolt Võru maakonda tooraine, aga ka mõned Võrumaa tootjad viivad oma asjad AMF hulgile, et tema viib siis need laiali, näiteks Loonatalu helbed ja ka Metsavenna talu piim, et see siis jõuab ka hulgilaa kaudu Võru maakonna haridusasutusteni. Aga on ka tootjad, kelle käest ostetakse otse, et just
et eelkõige on see siis näiteks juhul, kui on tootja väga lähedal koolile või lasteaiale, et siis on tal ju lihtsam ise see tooraine kohale viia. Ja näiteks kui mõtleme marjade ja mahlade peale, et siis ka Võrumaal on päris mitmeid tootjaid, kes siis kas viivad ise oma tooted kohale või siis samamoodi AMF hulgi kaudu. Et selles mõttes, et saime nagu pildi selgeks, et kes on need hetkel peamised tootjad. Samuti on oluline mõista ja aru saada, milline on see köökide hetkeolukord nii tehnilise poole pealt kui ka hoiustamispoole pealt. Et kui me räägime sellest, et me soovime kohalikku toorainet, siis üks kitsaskoht on see hoiustamistingimuste osa. Et ka tootjate poole pealt, et on võimalik kasvatada, aga ei ole näiteks köögiviljade hoiustamiseks sobivaid tingimusi, et kevadeks lihtsalt ei säili näiteks siis kartul ja mõned köögiviljad, et kas koolidel ja lasteaedadel on siis võimalik osta ka suuremaid koguseid. Et mõned üksikud koolid ja lasteaed on, kellel oli võimalik osta kas siis nii-öelda paari nädala varu, aga ikkagi suurem enamus hoiavad nii-öelda seda nädalast varu, et see tellimine ja logistika tooraine osas on siis ikkagi tihe ja iganädalane, et see hoiustamise pool on hästi oluline, et kui me soovime näiteks just osta hooajalist kaupa, et hooajal on alati, kui on pakkumist, et on ka hind odavam, et saaks nagu sügisel osta mingeid koguseid rohkem, et siis on ju vaja hoiustamistingimusi, et selles osas saime pildi selgeks, et kuidas on, et väga üksikutel on see hoiustamistingimuste võimalus olemas. Ja toidujäätmete teema on ka hästi oluline, et kui me räägime kohaliku tooraine kasutamisest või siis üleüldse toidu kasutamisest, et toidu raiskamine on hästi suur probleem ja küsisime, et mida siis tehakse toidujäätmetega. Ja haridusasutuste puhul on kindlasti hästi oluline, et oleks teada, kui palju lapsi on täna-homme söömas. Et mõned asutused on teinud väga suuri jõupingutusi, et lapsevanemad teataksid, et laps ei tule kooli, et siis tehakse toitu täpselt nendele lastele, kes on olemas, aga mõningatel juhtudel oli ka probleeme, et kuna lapsevanem ei maksnud seda, ei olnud oma osalust toiduraha osas, et siis ei olnud ka tunnet, et ta peaks nagu teatama, et kuna tema rahakotti see ju ei mõjuta. Et selles mõttes piirkonniti olid nagu väiksed erinevused, aga selle nimel kõik tegutsevad, et toidujäätmed ei tekiks. Ja kui toidujäätmed tekivad, et mida siis nendega tehakse, et mõningates asutustes siis on võimalik nad koha peal kompostida või siis on orgaanika eraldi kogutakse ja viiakse ära. Mõningates kohtades ka töötajad, kellel on oma majapidamine, et saavad viia enda juurde, kas siis oma loomadele, oma kompostikasti. Aga oli ka juhtumeid, kus toidujäätmeid eraldi ei sorteeritud. Et selles mõttes see on ka oluline teema, et kui me räägime toitlustusest, et alati, et toidujäätmeid tekiks võimalikult vähe ja kui neid tekib, et me kindlasti nad uuesti ka ringlusesse suunaksime. Siis ja üks väga suur osa uuringust oli ka see, et me saime teada, milline on siis see aastane vajadus Võru maakonnas erinevate toorainegruppide osas. Et kui me soovime saada kohalikku toorainet, siis me peame olema võimelised ütlema ka tootjatele, et kui palju meil seda aastas ju vaja on. Et tootjad ehku peale ei hakka ju oma tootmismahte suurendama, et me peame teadma, kui suur see aastane vajadus siis on. Et näiteks, et küsisime siis koolidelt ja lasteaedadelt 4 kuu kohta, et kui palju need peamisi toorainegruppe kasutasid ja siis tegime vastavad arvutused, mida siis laiendasime kogu maakonna peale. Et näiteks kartuli puhul, et kuni 100-110 tonni oleks aastane vajadus. Ja teiselt poolt me suhtlesime siis ka juba tootjatega ja me saime aru, et tegelikult Võru maakonnas mahekartulit 110 tonni on võimalik aastas saada. Et see on juba niisugune väga positiivne tulemus, et Võru maakonnas siis näiteks mahekartuli osas see vajadus oleks olemas.
aga näiteks porgandi puhul 14-15 000 tonni oleks aastane vajadus, peedi puhul 5000 tonni, sibul 7-8 000 tonni, et sellised kogused me saime, et see annab nagu tootjatele nagu selge info, kui palju mida on vaja. Näiteks õuna puhul oli see vajadus 20 tonni aastas. Ja piimatoodete puhul piima siis läheks aastas 120-125 tonni näiteks. Ja kui räägime lasteaedadest, kus kasutatakse hästi palju helbeid, et on ju pudrud oluline osa menüüst, et siis helbeid läheks kuskil 5 tonni, et selles mõttes, et saime need kogused teada, et siis nüüd on kohe hea ka tarnijaid otsida. Mida me veel vaatasime, on kindlasti toetavad tegevused teadlikkuse tõstmiseks haridusasutustes, mida siiani on tehtud, et kust toit tuleb, miks toit, üldse tervislik toitumine ja miks me peame siis ka kohalikku tootmist toetama. Ja ka teadlikkuse osa, et nii üldisest toidu teemadel kui siis ka mahepõllumajanduse teemadel, et mida siis siiani on tehtud. Ja hästi tore on see, et mitmetel koolidel ja lasteaedadel on oma siis alad, kus neil on oma aiaalad, peenrakastid. Ja aastate jooksul siis on ka juba tulnud juurde päris mitu kooli ja lasteaeda, kes on oma siis aiad tunnustanud ka mahedaks, et nad siis saaksid oma kasvatatud saadusi köögis ka mahedana oma sellesse mahetoitlustuse ökomärgi arvestusse sisse võtta. Et Antsla gümnaasiumi puhul on selles mõttes, nemad on veel erilisem näide, et neil on oma maa lähedal asuva mahetootja juures, kus nad siis kasvatavad mitmed köögiviljad endale, et seal on näiteks porgand, sibul, kapsas, et selles mõttes, et nende köögivili kasvatavad ise ja sellest vastutab siis kooli personal, et nemad seal toimetavad ja kartuli toob siis mahetootja neile ka, kelle maadel nad toimetavad. Aga näiteks Varstu kool, Meremäe kool ja Mikitamäe kool ja sellest kevadest ka Parksepa lasteaed, et nende aiad on ka siis kõik mahetunnustusega, et nad on ülemineku ajal, et mõne aasta pärast siis saavad ka nemad siis oma kasvatatud saadused mahedana kööki viia. Ja kui me räägime sellist üle maakonnalisest lähenemisest, et liigutakse ühise eesmärgi suunas, siis tegelikult hästi oluline on ka see, et millised on siis need arengukavad ja kuidas on arengukavades siis mahetoidu ja üldse toiduteemasid käsitletud, et kõige eesrindlikum on siiamaani olnud Setomaa vald, kes on juba oma arengukavasse kirjutanud sisse, et visioonina, et Setomaa on tunnustatud mahepiirkond, aga ka Rõuge vallas ja Antsla vallas olid juba mahepõllumajanduse ja mahetoidu teemad välja toodud ning Võru lind ja Võru vald siis ka hakkasid siis oma, et arengukavasid vaadatakse iga-aastaselt üle, et nemad ka siis plaanivad, ma nüüd ei ole hetkel jõudnud kontrollida, et kas juba on täiendatud, aga et see mahetoidu teema jõuaks nende arengukavadesse. Ja vaatasime ka haridusasutuste arengukavasid siis 2021. aastal, et tolleks hetkeks siis oli 3 koolil väga konkreetsed eesmärgid seoses mahetoidu kasutuselevõtuga, et olid Värska gümnaasium, Meremäe kool ja Värska lasteaed. Aga kuna väga suurel enamusel siis haridusasutustel olid arengukavad koostatud enne 2020. aasta koostööleppe sõlmimist, siis pärast meie mitmeid seminare ja arutelusid siis on ka soovitused ja mõned asutused kindlasti on ka juba oma arengukavasid ka siis vastavalt täiendanud. Et üks on see suund, mis on nagu üle maakondlik kokkulepe, aga teine on ju see suund, et kui asutus võtabki endale selle teema oluliseks teemaks, ta märgib selle ära ka arengukavas, et siis saab ju ka planeerida edasisi tegevusi ja ka rahalisi vahendeid. Ja mida siis võib-olla piltlikult ka näidata natukene, et mida me siis tegime just nii tootjate kui ka haridusasutuste osas, et me siis kaardistasimegi ära, et kes kus asub
et kus asuvad koolid ja kus asuvad lasteaiad. Et siin legendilt on siis näha, et punasega on siis lasteaiad Võru maakonnas, lillaga on siis koolid Võru maakonnas ja rohelisega siis kool ja lasteaed koos, et kus nad asuvad ja kus nende lähedal on siis need tootjad, kellel on juba neile valmisolek mahetoorainet pakkuda, et siin on kartul, mari, puuvili, mahlad, moosid, köögiviljad, piim, mesi, jahuhelbed, et saaks aru, et kus need tootjad asuvad, et soov on ju kindlasti saada seda toorainet võimalikult lähedalt, et näiteks Varstu kooli lähedal on Läätsamäe talu, kellel on siis nii kartul kui siis ka mari, puuvili ja ka köögivili, mida ta toodab ja seal lähedal on ka Metsavenna talu, kellelt saab siis mahepiima ja erinevaid piimatooteid, et just, et kus need kohalikud tootjad on. Ja mis on hästi oluline, on see, et kokkasid tuleb tunnustada, et haridusasutuste kokad on väga oluline lüli selles, et lastele pakkuda head toitu ja kokkasid tuleb toetada ja tunnustada. Ja kokkadele tõesti on läbi aastate erinevate projektide raames siis Võru maakonnas korraldatud erinevaid koolitusi. Et siin on lihtsalt üks näide toodud, et paar nädalat tagasi ka Mahepõllumajanduse Koostöökogu korraldas Võru maakonnas koolituse kokkadele, kus siis oli teemaks just veiseliha kasutamine. Et kui meil, mis tuli välja just uuringust, on see, et veiseliha kasutatakse väga vähe haridusasutustes, et peamine liha, mida kasutatakse ikkagi on sea- ja kanaliha, aga kuna veiseliha on meil mahedana päris hästi kättesaadav, et siis, et kuidas seda, milliseid veiseliha toite teha, et need siis lastele maitseksid, et sellist koolitust me just hiljuti korraldasime. Siis, mis on hästi tore üritus just Võru maakonnas, on kokkade tänuõhtusöögid, et see minu teada on juba 3. kokkade tänuõhtusöök, mis oli siis eelmise aasta lõpus, et kutsutakse kokku, kokkad arutatakse, et neil on võimalus omavahel suhelda ja siis ka, et nad saavad nii-öelda ka siis tunnevad, et neid hinnatakse, et muidu on alati juhtkondadele, on õpetajatele kokkusaamised, seminarid, aga kas kokkadel on midagi varem korraldatud, et see on nagu ka hästi oluline osa, et nad on hinnatud. Ja teiselt poolt, mida siis Võru maakonnas tehakse, on kindlasti ka tootjate omavahelise koostöö suurendamine ja suurendamine just koostööga haridusasutuse ja tootja vahel, et nad teaksid, kes nad on, kus nad on, et korraldatakse ühiseid õppekäike, talude külastusi. Siin ühel juhul käidi ka näiteks Saaremaal, vaadati, kuidas Saaremaal mahetootmine toimub, et just oleks omavaheline suhtlus, et koostöö on see edu võti ja kui inimesed teavad üksteist, et siis kindlasti on ka need kokkulepped ja lahendused lihtsamad tulema. Et siin on lihtsalt üks näide sellest, mida siis Võru maakonnas kõike tehakse ja meie uuringu tulemusena valmis siis ka tegevuskava, kus olid siis tõesti ära toodud erinevad valdkonnad, et kuidas siis mahetooraine kättesaadavust suurendada, ehk siis tegevused tootjatega, kuidas mahetoorainet kasutusele võtta, ehk siis mida oleks vaja koolis teha, et nii retseptid, kokkade koolitused ja kõik muu, mis sinna juurde kuulub. Samuti ka teadlikkuse pool ja hariduse pool, et need käivad alati kõik käsikäes. Ja mis hästi tore traditsioon juba on, et ka lastele korraldatakse kokkamisvõistlusi, et lapsed mõtlevad oma retseptid välja ja kogu tooraine on siis mahetooraine. Ja siis lapsed 5 võistkonda siis teevad salat, suprad ja magustoid siis. Ja siis see, kes võidab, et parimad toidud siis võivad jõuda ka lastele koolimenüüsse. Ja juba jälle on järgmine laste kokkamisvõistlus tulemas 1. juunil Võrus, et on siis mahedate juumameklaat ning pannkoogivõistlus, et siis 5 võistkonda, et lapsed siis teevad mahetoorainest pannkooke ja siis valitakse parimad pannkoogid välja. Et ma arvan, et jah, et Võru kohta oli see kõik hetkel, et tõesti hästi mahukas oli see uuring
ja tegevusi toimub seal edasi väga süstemaatiliselt, sest sai valmis tegevuskava ja Võru maakonnas on ka siis oma mahekoordinaator, kes on siis Kaja Keskküla, kes siis tõesti veab eest erinevaid projekte, suhtleb koolidega, suhtleb tootjatega, suhtleb omavalitsusega, et oleks asjad koordineeritud ja liiguksid edasi. Ja ma arvan, et seal edusammud on tõesti päris suured juba. Ja kui me nüüd tuleme Tartumaa juurde, et hea meel on tõdeda, et ka Tartumaal on siis juba, ma ei tea, kui pikalt see juhtgrupp seal Tartumaa omavalitsuste liidus on koos käinud, et mina ka sinna eelmise aasta lõpus kutsuti, et just arutada ka, et kuidas siis kohalik ja ka mahetoit siis rohkem koolidesse ja lasteaedadesse jõuaks, et on ka Tartumaal erinevad projektid käimas ja siis nüüd ongi ka Tartumaa omavalitsuste liit siis tellinud uuringu, mille raames siis täpselt samamoodi on võimalik siis ära kaardistada toitlustuse korraldus kõikides Tartu maakondades ja Tartu linnas ja ka tooraine mahud. Et kui me tahame saada võimalikult kohalikku toorainet, siis me peame ju teadma, kui palju seda üleüldse vaja on. Ja teiselt poolt samamoodi, et on plaanis siis viia läbi ka uuring Tartumaa tootjate seas ja siin me räägime siis kohalikust toorainest, et nii mahe kui ka tavatootjad, et me vaatame mõlemat poolt, et Võru maakonnas oli siis fookus just mahetoorainel, aga Tartumaal me vaatame siis kogu kohalikku toitu, et on plaan siis kaardistada ära, kes on need tootjad, millised on tootmismahud, tootmispinnad, mida on juba, milliseid tootajagruppe on juba kohe pakkuda, kuidas see tellimine toimub, kuidas hakkab logistika toimuma, kuidas see praegu toimub, et kas oleks võimalik hulgiladude kaudu ka rohkem kohalikku toorainet pakkuda, et see kõik on plaanis, et tootjate osaga siis tootjate uuringuga alustama siin juba suvel eeltööga ja sügisel siis lähme juba küsitluste ja fookusgruppidega edasi ja haridusasutuste uuringuga siis alustame siin kohe järgmisel nädalal, et eeltööd on juba tehtud ja loodame siis järgmisel nädalal ka siis küsitlused siis koolidele ja lasteaedadele välja saata, et saaks juba esimesed vastused ja sügiseks siis saaks teha ka kokkuvõtted, et kuidas siis toitlustus korraldatud on, sest nagu Võrumaa näitel me saime teada, et neid võimalusi on väga mitmeid. Ja siis, kui meil on need 2 eeluuringut nagu läbi viidud, siis uuel aastal, et 2024. aastal siis on plaanis ka saadud tulemuste põhjal siis koostada ka tegevuskava, et tulevad siis ka tegevuskava seminarid, et kuidas siis haridusasutustes kohalikku ja mahetoorainet siis Tartumaal pakkuma hakata. Et mina tänan tähelepanu eest. Jah, et see oli minu viimane slaid, et siin Tartumaal ja ka Lõuna-Eestis siis see toidu kasvatamise teemaga koos lastega on hästi oluline, et me peame lähenema ju süsteemselt teemadele, et me ei saa rääkida ainult toidust, et see tuleb poest, vaid et lapsed peavad saama ka teada, kust see toit tuleb, et siis nad oskavad seda ka hinnata ja loodetavasti ka siis söövad paremini tervislikku toitu. Et aitäh, et ootan küsimusi. Aitäh, Helen. Kas on kellelgi küsimusi? Vaikus. On vaikus, jah. Ja. Nii, Maris. Väga huvitava ettekande eest, hästi informatiivne oli. Minul tekkis kohe küsimus, vahepeal küll Zoom vedas mind alt ja viskas mu välja, ma tulin uuesti sisse, aga mul tekkis küsimus seda kuulates, et kuidas Võrumaal on see nii-öelda koolisööklate olukord selles mõttes, et kui palju on seal selliseid koole ja haridusasutusi, ka lasteaedu, kus see toit valmistatakse kohapeal kohalike kokkade poolt ja kui palju on nüüd neid
koole või haridusasutusi, kus on tõesti juba mingisugune hange, ehk siis seal on konkreetne toitlustaja taga. Sest Tartu linnas teame ju, et see oli mul kohe alguses, aga ma võin üle korrata, et kõikides lasteaedades on hetkel oma köögid. Toitlustaja hange on Võru linna koolides ja tooraine hange on siis Võru valla koolides. Et ma vaatan kohe, et seal on selline jah, et enamus nad ikkagi on jätkuvalt oma köögiga, välja arvatud siis Võru vald ja Võru linn. Et Antsla, Setomaa, Rõuge, et seal on kõik oma köögid. Ja no siit ka analoogne küsimus, ütleme Tartu puhul ja Tartu maakonna puhul, et siin see proportsioon on ilmselt teistsugune. Siin on proportsioon teine jah, et Tartu linnas on ju koolides kõikides toitlustaja hange ja lasteaedades ma nüüd seda protsenti peast ei tea, aga no ma võin öelda, et pooltes äkki juba on hange ja pooled on äkki oma köögiga, aga see oli Sirle Sõstral oli ettekanne siin mõned nädalad tagasi, et äkki sealt saab selle täpse infot, ma nüüd peast kohe ei oska öelda. Aga Tartus on niimoodi, et osad lasteaed on oma köögiga ja osad on juba hankes. Ja me oleme siin, et ma tean, et Tartu vallas on tooraine hange, on ju, Kadri noogutab. Ja Elvas on oma sihtasutus, kes siis toitlustust korraldab ja siis Nõo ja Peipsiääre vald ja kes meil veel on, et seal ma olen aru saanud, et pigem on oma. Et selles mõttes on kõiki variante meil siin ka Tartumaal ja selle uuringuga siis me saame täpselt ka ära kaardistada, et kus täpselt, kuidas toimub. Ja. Selge, väga mõistlik. Ma saan saata selle Tartu linna haridusasutuste toitlustuse selle seminari lingi ka sulle, siis saad vaadata sealt üle. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi? Et võib-olla selle Tartumaa uuringu osas, et hea meel on, et me saame sellega nüüd edasi liikuda ja siin sügisel ka, et haridusasutustega kindlasti tulevad kokkusaamised ja tulevad tootjatega kokkusaamised ja eks neid arengukava seminare ka tuleb, et siis kõik huvitatud osapooled on kindlasti oodatud, et siis aasta lõpupoole siis hakkavad need füüsilised kokkusaamised toimuma, et kõigepealt alustame siis selle küsitluste ja kaardistamistega. Kas teil tootjatele saadate ka kõigile selle küsitluse või teil on mingi valik, kellele? No selles mõttes plaan on praegu nii, et me vaatame nii-öelda avalike andmebaaside põhjal, milline seis üldse on, et me küsime, teeme PRIA-st Tartumaa kohta, et millist on pinnad Statistikaameti poolt, saame tootmismahud ja siis me saame juba ka nii-öelda aru, et milline üldse see Tartumaal see seis on ja siis sealt edasi juba lähme ikkagi kaasame kõiki tootjaid, et kellel on huvi, et siis nendega saab nagu põhjalikumalt edasi minna, et mahetootjate osas on kontaktid ja kõik olemas, sest mahetootjad on ka mahepõllumajanduse registris, aga tavatootjate poole pealt siis peame siis erinevate liitude kaudu ja vaatama, kes siin Tartumaal toimetavad, et nende kontaktandmed saada, et nagu tavatootmise poole pealt siis meil nagu sellist lihtsalt andmebaasi ei ole, aga Tartumaal eluaeg elanud, et eks ole ju kõik teada tegelikult suuremad tegijad ka. Selge. Et siin kindlasti ka teiste koostööpartnerite poolt kindlasti kogume kontakte, et jõuaks võimalikult paljudeni. Aga kui kellelgi rohkem või on kellelgi veel küsimusi? Marisel oli siuke nägu ja tahtis küsida. Ma küsiksin lihtsalt seda, et 20. septembril me teatavasti planeerime ühte praktilist töötuba koolijuhtidele, see on siis maakonna ja linnakoolijuhid Tartumaal, et kas selleks ajaks võiks olla selgunud nende küsitluste tulemused, vähemalt mingid esialgsed tulemused, et siin oli juttu, et nüüd juba kohe läheb välja üks uuring, eks ole, haridusasutuste juhtidele, et selles töötoas siis nagu
rääkida konkreetselt ka tulemustest, kui palju siis oli vastajaid, eks ole, ja mis siis ütleme, see praegune seis võib olla? Ja see ongi see plaan, et ma olen sellest 20. septembrist teadlik ja eesmärk ongi, et kindlasti saada see esialgne sisend, et muidugi sõltub, kui palju me vastuseid saame, aga me loodame saada esimese osa siin kohe ikkagi juunikuuks ja kui siis midagi ka augusti lõppu septembrisse ja ma tean, et omavalitsuste poolt hankespetsialistid ja inimesed, kes on selle toitlustuse teemaga seotud, et nemad on lubanud siis kaasa aidata ka, et haridusasutused ka vastaksid, et selles osas, et kindlasti, et eelduseks ongi, et kui me saame juba selleks 20. septembriks, me peame saama nagu sellise esimese pildi, et kui pärast veel infot juurde tuleb, aga et ikkagi esimesed andmed peavad olema olemas. Meil tuli vahepeal üks osaleja juurde, võib-olla tal on küsimusi. Mart, kas on küsimusi Helenile? Tere kõigile. Jah, kahjuks oli majast väljas, ei saanud varem osaleda, aga küsimusi veel ei ole. Mart peab kõigepealt mu ettekande järgi kuulama, siis saab küsida. Kindlasti. Aga kui rohkem kellelgi küsimusi ei ole, siis suur aitäh Helenile väga hea ettekande eest ja aitäh teile kõigile kuulamast. Ja tulge siis järgmist veebiseminari ka kuulama, see on 15. juuni ja kus räägib Tartu Teaduspark nendest oma teenustest ettevõtjatele. Siis juba edasi minna sellest lihtsamast koolitoidust. Suur aitäh kõigile ja ilusat päeva jätku teile. Aitäh! Aitäh!